Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Terminal. Oleme kaasaegsete energialahenduste teejuhiks, pakkudes kvaliteetseid kütuseid, elektriauto laadimisvõrgustikku ja kodulahendusi. Iga teekond on nauditav meie maitsva toidu ja kohviga. Terminal, meie perelt sinule. Tere kuulajad, Autotund jälle eetris. Täna on stuudios külalised, kellega me viimati kohtusime umbes 30 episoodi tagasi, siis kui läks eetris Autotunni 300 episood, vähemalt mõlema korraga, võib-olla Tõnu on vahepeal veel käinud, ma ei mäleta. Aga Karl Salumäe Äripäevast ja vabakutseline autokirjanik Tõnu Korrol. Ja olen vist kordalt öelnud, et meil on omavaheline selline autochat, kus me peamiselt räägime autodest, ülejäänud elust, ütleme, oma peresündmusi või mida me nädalavahetusel tegime. Pole õrna aimugi. Pole absoluutselt aimu. Ainult bensiinilõhn käib üle pea. Ja siis ma mõtlesin, et aga räägiks seda taaskord jälle siis teile ka. Ja lai teema on hobiautod. Selline väga lai, sellest võib rääkida tunde, päevi. Mõned märksõnad on siin ikkagi paika pandud. On paika pandud näiteks erinevad autokogunemised, millel käiakse, millel ei käida, miks, kas üldse peaks nii palju kõikide autodega kogu aeg kogunema või jääb see natuke juba selline ajast ja arust kontseptsioon, selline statika taga kogunemine, mis tegelikult muidugi enam ei ole sellel tasemel, vaid palju kõvem. Siis üldse hobiautoskeene, et me ju kõik näeme, mis toimub tänaval, me näeme, mis ilmub registritesse, hoiame silma peal, et kas Eestis on see skeene kuhugi poole liikumas, on ta nagu paigal, kas midagi, millest puudust tunneks, et tahaks rohkem näha, ehk rubriik, et mida kõik teised osta võiks, et meil oleks toredam nagu linnas liigelda. Ja siis võib-olla räägime autoturust ja mõned kogemused. Ma tean, Karl sõitis V123 põlvkonna, vist oli hästi heas seisukorras, eks ju, Mercedes. Diisel või bensiin? 230e siis sissepritsega 2,3 mootor, automaatkast, aga seisukord vaatamata mustadele numbrimärkidele mitte nüüd päris ideaalne, aga sellest ilmselt jõuamegi siis rääkida ka. Ja siis, kuidas selline auto aastal 2025 on kõikide elektrimaasturite valguses või varjus? Tõnu, mis sinul mõtlesid ka, et mingist sa räägid, et sa oled ka sõitnud siin igasuguste asjadega? Ma just sõitsin ka jättes kõrvale sama kümnendi ühe Mersu 450 SLC, sõitsin ka sama kümnendi lõpu Nissan 300 ZX-iga, nii et ma võin neist rääkida küll. Okei. Võt, aga alustame siis laiemalt, seda on siin ja seal tehtud, aga mis siis teie jaoks või mis üldse asi on hobiauto, kuidas defineerida? Mul lihtsalt tuli sellest, et mitut saadet siin olen suutnud sisse susada jälle oma vana Volvo, mis ma ostsin, mis ei olegi nii vana, 2006. Näeb jube siuke sile ja puhas välja ja ma juba tunnen, et seal hakkab kergelt nagu niimoodi silm tõmblema, et iga kord talv tuleb, siis ei tahaks olla sisse absoluutselt, täpselt see, et sõitma lähen, ta on hetkel nagu puhas, et mulle müüdi ilusti niimoodi korda, nagu korralikult puhtaks tehtud auto, ma hoian seda. Mis aasta seal on? 2006. Aa. Et olen suutnud hoida teda nagu põhimõtteliselt sama puhtana ja juba on ka niimoodi, et kuna mul on ka see mingi vana ront Volkswagen Golf, siis mingeid sõite, et ma tahaks minna Volvoga, aga ei taha teist kulutadagi. On ju puhas ja niimoodi, et ma lähen selle Golfiga. Minu arust hobiauto puhul väljalaske aasta ei oma mitte mingit tähtsust selles mõttes, et hobiauto võib sul olla ka tuttuus just salongist välja veerend Ferrari, sest et see ei ole su tarbeauto, see on nagu nii hobiauto lihtsalt. Okei, see on esimene asi, et see ei ole tarbeauto. Et selles mõttes... Minu arust on see hästi oluline point, mida Eestis hästi palju aetakse sassi, et sul ongi selline, pead teda enda hobiautoks või Eestis on see projektiauto, et kõik peavad oma hobiauto ikkagi ise nagu läbi valu ja vaeva restaureerima, et tunda ennast tõelise hobiauto inimesena, aga minu arust tegelikult õigem point või rääkida hobiautodest on see, et see on sinu selline auto, mida sa ei vaja transpordiks. Jah, et sa võid teda kasutada ka lapse kooli viimiseks või maale vanama juurde sõitmiseks. Aga minu arust point on see, et on su hobi, et sa saad oma transpordid kaetud ka mingisuguse teise autoga siis, aga et see on sul hobikas,
mida sa tarvitadki siis, mitte ainult siis pühapäeviti, aga et ta ei ole sul primaarne transpordivahend. Midagi ei juhtu su elus, kui see näiteks on kuu aega remondis või kuskil tegemises. Nagu ta vahel on, eks ole. Jah, vahel on. Või näiteks pole seda ajutiselt on arvelt maas, eks ju, et su elu ei jää sellepärast seisma. See auto on sul nagu ekstra. Jah, et kui ta võib nii võib-olla siis lihtsustada, et kui ta on sul seisev hobiauto, siis ta on projektiauto, aga kui said sõitma, siis on täitsa aus hobiauto, millel on nagu paberid korras ja lekked ka korras. Meie kliimas muidugi võib kasutada ka niisugust mõistet nagu suveauto, ehk siis auto, mida talvel ei kasutata, et see võib olla ka... Vaata, mõned siuksed nelikveolised sõidukid lähevad ka hobiautoks, mis on vägagi talvel kasutatavad. Et suveauto alla iseenesest sobivad ka kõik uued või uuepoolsed Ferrarid, Porsche'd, millega talvel ei sõideta, siis ka sellised musta numbrimärgiga 123 Mersu näiteks, aga tõesti, et siis on näiteks selline, et keegi inimene ajabki talvel oma Subaru Justi välja mingisuguste vihaste piikidega ja midagi niisugust, et see on ka siis nüüd hobiauto, aga jah, see, iseenesest see määratlus, et auto, mida sa ei kasuta tarbeesemena, mis ei ole su primaarne sõiduvahend, et ma arvan, et Tarmo see golfiront on praeguseks nagu natukene samasugune, kas nüüd hobiauto on seetõttu, et pigem ikka vist ei ole. Et eks ta nii ja naapidi natukene siuke udune määratlus on, aga... jah, see on vist see, et kuna ta ei ole tavaline tarbeese, et seal on see mingisugune emotsiooni pool peab lisaks tulema. Et sul peab olema mingi tunne selle auto suhtes, et sa et kas sa just tunned seda, et ma oman seda autot igavesti, vaid et et sa ikkagi tahad teda päästa selle soola eest, et või ma teen siuksed nagu, et tekib tõrge temaga kuidagi niimoodi nagu pahasti käituda. Kohe tekib mingi erilisem. Ja samas jällegi, kellelgi on, ütleme näiteks Golf 7 GTI, millele ta on suviseks ajaks mingisugused edevad valuväljad alla ostnud ja peseb ja lakub seda kogu aeg, et ja nii-öelda tuunib mingit pidi. Et siis teistpidi ta sõidab sellega küll aasta ringi, aga on nagu veidi hobiauto eest ka just nagu. See suveauto termin tegelikult on, sõnana on super hea. Suveauto hästi nagu selge meie kliimas. Aga tõesti hobiautona kõik need nagu jääraja autod, off-road autod, et off-road sageli ongi ju talveteema, mis on nagu väga äge, et siis nad paratamatult on ikkagi talveautod. Palju on muidugi off-roading see, et kas see nendega jällegi igapäeva asju, sest on peaaegu juba nagu võistlussõiduk, et kui sa taga tegelikult käid ainult kuskil metsas. Kõik võistlusautod on ka ju hobiautod, et Eesti tasemel on võidusõit ikkagi hobi. Ma tõmbaks siis selle piiri, et kas on tänava legaalne või ole. Et sealt ma juba läheks, sest siis on see... Siis ta on võistlussõiduk. Aga kas võistlussõiduk ei ole hobisõiduk või? Ma ei tea. Kui palju meil professionaalsed võidusõitjaid on, kes elavadki ära võidusõitmisest? Ja paar tükki on jah, aga samas jällegi mõtleks, siis ta on nagu golfi, see on golfi käru, et sul, selles mõttes, ta on juba nagu teine spordi, et su hobi on võidusõit, et see auto on lihtsalt nagu osa sellest, aga et sa nagu ei käi seda autot vuntsimas ja kuidagi nagu sa, Ja teine see on ka see, et kui sa isegi hobi korras võidusõidad, aga ikkagi koha peale, et siis sinu suhtumine sellesse autosse on ikkagi teistsugune kui hobiautosse, selles tähenduses, et kui auto on 0,4 sekundit ringi peale kiirem kui see teine, siis ta on parem. Vahet pole, et kas sa võib-olla, ütleme, ma ei tea, roolitunnetus on natukene kesisem või isteasend ei ole päris sama hea, et see on nagu selline kiiresti edasiliikumise tööriist, isegi nagu hobina. Et ma väidaks, et siin on nagu ikkagi see selline mentaliteedi vahe ka. Ja loomulikult keegi ei lähe sinna ringrajale või rallirajale oma seda autot lõhkuma selles mõttes, aga sa käitud taga nagu, sa oled valmis selleks ja sul ei ole nagu selle autoga selles mõttes nagu mõtlen lähemat või moraalset sidet, sest et siis sa tõenäoliselt võidusõite ja see sõite ei võida. Kui sinu ainuke eesmärk on, et mu see stange ei saaks kriibitud ja et peaasi, et ma ikkagi jõuaks sealt rajalt ilusti tagasi. Võistlussõiduk on ka superkrossi auto, mis on siis piltlikult öeldes see, et mehed saavad kokku, et raja peal kakelda, aegalt puhkeb selle käigus võidusõita. Et seal sa nagu neid kontakte ei tohigi karta kuidagi. Võt. Ühesõnaga, lai mõiste, ega me seda ei arvandki, et me selle nüüd ära defineerime ja tulen lagedale ainukese õige vastusega, aga et saaks niimoodi hoo sisse. Juba sai natukene kõkutada päris hea. Nii, aga järgmine, mis ilmselt ka natukene hobiautot ju defineerib, on see, et kui kuskil kogunetakse, siis sa sinna sellega nagu sobid. Ükskõik, mis temaatiline see auto koguneb. Kas on lihtsalt Cars and Coffee, on see lihtsalt neljapäevak, on see Ameerika autode nagu kokkusaamine, et kui sa juba sellega sinna lähed, siis tõenäoliselt sul on mingil määral hobiauto. Nii, sissejuhatus siis sellele ja natuke pani tuld sellele mõttel alla üks kolumn või arvamus, mille saatis Karl meie gruppi.
Dickie Meaden, Briti autoajakirjanik, kirjutas põhimõtteliselt sellise, mille kohta mina lihtsalt üritasin ka seal chatis natuke tüli üles kiskuda, eks ta üks kibestunud ränt oli, aga Karl saab nüüd kaitsta, et tema jaoks, ühesõnaga see Cars and Coffee ja sellist kogunemised on kuidagi võlu kaotanud ja ma nüüd ei saanud aru, kas tema jaoks või tal on tunne, et nagu üldiselt on ajaga kuidagi see. Kas teie käite või miks teie ei käi või millistel üritustel te käite? No Dickie Meaden või Richard Meaden on mitte ainult autoajakirjanik, vaid päris kuulus niisugune ikka. Ivo ajakirja üks asutaja ja väga staažikas, muulgas päris hea võidusõitja. Ta kirjutas ikkagi minu meelest ennekõike nagu endast lähtuvalt, et miks tema, olgugi et on väga suur kohvisõber ja veel suurem autode sõber, nagu et kui need kaks asja kokku pannakse, siis tema jaoks ei ole see nagu päris see. Ja kui ma ei ole muidugi värske pilguga üle lugenud, aga kui ma proovin meenutada ja lühidalt oma sõnadega kokku võtta, siis tema kolumni sõnum oli see, et see on kuidagi kunstlik või kuidagi pingutatud, et kui ta käib autoga, mõne hea autoga kuskil nauditava tee peal sõitmas, ta kohtab näiteks tanklas teist kihvti autoentusiasti ja siis mõne sõna niimoodi autodest räägitakse, et siis see on kuidagi vahetum ja kuidagi loomulikum ja orgaanilisem. Ta viitas muuhulgas sellele, mis ühtpidi, tema ju räägib Suurbritannia autokogunemistest, aga eks see vist kipub natukene universaalne asi olema, et kui tuleb üks suur punt, ennekõike ikkagi mehi kokku, siis on vaja ju ka eputada, siis seal lastakse summutist leeke välja või paugutatakse niisama või lastakse veidi ketsi või midagi niisugust, et seda ta nagu ka heaks ei pidanud ja heaks ei kiitnud ja siis ta nagu ütles, et talle nagu see Cars and Driving meeldib rohkem kui Cars and Coffee. Jah. No aga ega tegelikult kui võtta need Eesti autoüritused, mis meil toimub, on juba sel kevadel toimunud, et ega tegelikult selliseid sündmusi, kus on lisaks staatilisele poolele ka dünaamiline pool, et seda on vähe ja sellel on omad põhjused, et lihtsalt selliseid kohti, kus seda turvaliselt korraldada ja selliseid on vähe või ei ole üldse, et siis ongi see, et autonäitus kui selline ongi ju staatiline nähtus, eks ole. Et samas sa saad seal ka nende autoomanikega kokku, võib-olla autoomanikel ongi nagu rohkem aega seal oma autost rääkida, kui nad ei pea samas sõitma minema või mingit aega sõitma seal kõrval rajal, kui on siuke võimalus. Et ma ei tea, mina olen nagu mulle, kus iganes, olgu nad sõitvad või staatilised, et ma ikka võimalusel olen kohale. Mina käisin see nädalavahetus siis või eelneval sellel Cars and Coffee, mis toimus Hundipea sadamas, mis on selles mõttes, seal on tegijad läinud seda teed, et tegemist on juba nii-öelda kureeritud üritusega. Põhimõtteliselt nagu selles mõttes nagu Youngtimer Camp, et sa pead ikkagi ette registreeruma, et sa tuled sinna oma autoga ennast näitama ja siis on mingi teatud valik, et ei ole enam selline, et kulge koguneme. Et pühapäeval Cars and Coffee ja kõik tulevad ja siis toimub mingi kas siis viisakas mäsu või vähem viisakas. See on selline kureeritud üritus. Mina ei tea, kas nagu selliseid. Ma tean, et iga neljapäev on Tartus, on see Thursday Car Club. Ma olen ühe korra seal kohal käinud ja nende sotsmeedia järgi mulle tundub, et see on nagu, kuna Tartu on ka väike skeene, eks ju. On kõige sellisem nagu... Mis mõttes? nagu selline viisakas ja tõesti selline sõpruskonna või mingi selline kogunemine, et pole ammu käinud, võib-olla on see muutunud, aga on jätnud mulje, et see on nagu selline, tulevadki sõbrad neljapäeva õhtul kokku, alati on, keegi on ilmselt mingi uue autoga, alati on seal samad näod, aga Tallinnas, mina ei tea, ausalt, kas see neljapäevaks seal Ülemistel, kui see ära keelati, kas see veel toimub, pole aimu ka. No eks selle ette registreerimisega ilmselt püütaksegi vähendada selliseid... Ja pilet oli ka. Pealtvaatajatele, jah. Et see ette registreerimine, et vaata sa sunnid ikkagi need osalejad mingitesse piiridesse, et oleks vähem seda üle varvaste sõitmist ja niisugust driftimist ja leeke ja ohtlikke asju. Et ma tahtsin selline jõuda, et tegelikult see Cars and Coffee ei olnud enam nii-öelda selles mõttes Cars and Coffee, vaid see oli autonäitus. Sest et sa pead ostma pileti, autod pidid olema, seal oli ikkagi, kes tuli ja ennast sinna nii-öelda välja tõi, oli mingi kohustus, ma ei mäletaks, sa pidid 5 tundi kohal olema. Et sa ei pidanud päris võib-olla kuni väravate sulgemiseni, aga sa pidid teatud arv tunde seal kohal olema, et ei ole nii, et tuled korraks, sõidad, räägid sõbraga juttu, lähed minema, et see oli tegelikult juba autonäitus. Aga
aga headest näidetest, üks, jälle, see on küll Ameerikas, seal on valikut muidugi rohkem, aga on see Good Vibes, mis on täpselt seal Angeles Crestist, kus ma ka sõidad üles ja seal käib iga reede hommik hästi vara ja ma lihtsalt näen seda jälle sotsmeediast, et seal on nagu alati jälle, ta ei ole nagu liiga ülerahvastatud, sest sinna on päris pikk maa ja ta ei ole kuskil keset LA-d ja nagu sellel, ma arvan, et kui Dickie Meaden sinna satuks või saaks minna, tõenäoliselt on ta ka võib-olla käinud, et see on nagu see Cars & Coffee, kus keegi pigem ei esine, selles mõttes, et neid nii-öelda Lambo vendi, kes sinna tulevad kuuekesi ja siis hakkavad kiirendama uksed lahti, et sellist seltskonda see ei ole, et see on nagu praegult mulle tundub üks üksi kõige paremaid formaate, et sa teed selle võimalikult ebamugavas kohas, aga sinna on jäänud mingi teatud seltskond, see on popp nende hulgas, nad käivad ja seal on alati see valik muidugi, mis seal on täitsa. No see varajane kellaaeg siis eeldab seda, et sa ärkad veel varem ülesse, sõidad mööda alles veel liikluse vaba teed ja vaat see nagu kontseptsioonina tundub mulle ka äge. Jah, et peaks hakkama tegema kuskil Hara sadama juures näiteks selliseid varahommikusi. Sa said oma jälle Hara nimega kasutada ära, et sa ikka armastad Hara teed või? Ei, see on lihtsalt laik on meeles, see on nagu seal on konkreet sihtpunkt ja see on mingist ajast jäänud tegelikult neid kihvte teid ja sihtpunkt on ju Tallinna ümbruses rohkemgi. Aga jah, see, et võib-olla tõesti, et see hommikune formaat, mis tundub paljudele Californias võivad selle põhjuseks olla liiklusummikud, millest Hara inimesed ei unistanudki. Ja, aga Tallinnast, kuidas siis siia tulla oli siia Kalama just, et ka Tallinnas on see ummiku teema. See on jah, et Tallinnas üldse autonäitustega on ju kesiselt pigem, eks ole, aga et teha Tallinnas, algusega Tallinnast autosündmust, mille osaks on ka sõitmine, aga sina käid oma, sul on nagu ummikus linnast välja sõites. Sul on paar sellist autot garaažis, mille nii-öelda omanikud ehk siis margid teevad oma kokkusaamisi, käivad mingitel ühissõitudel. Oled sa osalenud näiteks oma Mersuga? Läinud, Mersu klubi siuke kokkusaamine, ma lähen ka nüüd. No klubi põhiselt ma olen suhteliselt inaktiivne, et ma ei taha ennast ühegi margiga siduda niimoodi, et annad tilga verd ja siis oledki nüüd selles klubis. Mitte, et keelatud oleks mitmes klubis olla. Aga sõitmas ikkagi, täna on päris palju sõite olnud siinkohal muidugi tänu korraldajatele, kes viitsib neid sõite teha, et masinavärgi sõidud, automotiiv, retromotiiv ja siis mis iganes off-road motiiv, et neid on täna võib olnud terve rida ja ma olen nendel jõudumööda ka osalenud, et minu arust kõige ägedam niisugune sõiduüritus on ütleme, see automotiiv on äge, et ta ei ole nagu mingi tohutult suureks aetud, et on just sellise seltskonnaga, et seal mingi 10, 15, 20, 25 autot. Aga minu arust kõige ägedam on ikkagi see, kui sa lihtsalt, eks ole, võtad ennast kokku ja oma mõne üksiku sõbraga ja nende autodega lähed. Ütleme 3-4 autoga on suhteliselt ideaalne. Et selleks ei olegi muud vaja, kui on vaja neid inimesi ja neid autosid ja natuke läbi mõelda see marsruut ja mingisugune, natuke nagu huvitav sihtkoht panna, kas või siis mingi õhtusöögikoha või lõunasöögikoha näol ja ongi väga äge mingisugune pealelõuna või ennelõuna tehtud, et sa viitasid ennist, Tarmo, sellele, et ma saan Dickie Meadenit kaitsta. Ja just, ma tahtsin uuesti siia tagasi pöörduda just, et kas sina käid nendel üritustel või miks sa ei käi? Vaat ei käi, ausalt öeldes ei käi. Ma olen mõnele sattunud, aga ütleme, see minu track record nagu kõneleb sellest, et järelikult mina seal on ka selles pundis, kellele ei paku ja kui ma siia poole sõitsin, mina seisin ka ummikus muidugi, siis ma püüdsin nagu mõelda, et miks see nii on. Ja ma arvan, et see asi taandub sellele, et seda on mitte autohuvilistele inimestele kohati päris keeruline selgitada, kui suur vahe võib olla autohuvilisel ja autohuvilisel. Et minu isa on ka autohuviline, aga talle meeldivad uunikumid, enne sõjaaegsed autod, veidi pärast sõjaaegsed autod, aga enne kõike enne sõjaaegsed autod. Talle meeldib selline nende kallal nokitsemine ja selline mehaaniline pool. Kiirest sõidust ei ole ta nagu kunagi huvitunud, eks ju, ma olen nagu täiesti teistsugune selle koha pealt, et mulle need uunikumid nagu nii väga midagi ei paku, ehkki ma olen täheldanud, et aastaga järjest nagu rohkem kuidagi hakkab külge. Ma arvan, et ma olen Tõnu oonuses samasugune nagu Tõnu, aga et lihtsalt automaitsed on ka väga erinevad ja nendel mõnel korral, kui ma ei ole mõnel avalikule kogunemisele või sellisele üritusele läinud, on suure osa moodustanud sellised autod, et kogu lugupidamise juures, et andke minna, loodetavasti te naudite, aga mulle ei paku mitte midagi. Et üks asi, et ma olen öelnud, et
kaks asja, mida ma eales mitte ühelegi oma autole ei tee ega pane, on mingisugused kuramuse roolikatted, mingid karvased ja paksud ja midagi niisugused õudsed. Aga teine asi on see, et mingisugused coiloverid siis kombinatsioonis jõhkra külgkaldega, ühesõnaga, et auto sõidetavust halvendada mingisuguse edevama välimuse nimel, et minu jaoks nagu never ever. Et off-road on väga okei, ringrad on väga okei, aga rikkuda auto sõiduomadused ära nii, et ta pole ei tänaval hea, ei ringrajal hea, vaat see lihtsalt nagu läheb mingisuguse minu lähenemisega nagu täiesti vastuollu, eks. Ja teine asi, mis see, ma arvan, et mul on üleüldiselt väga väsitav igasugune small talk ja seda laadi sotsiaalne suhtlus. Ja samas sellise ürituse puhul jah, see on küll autodest, eks ju, minu meilis teemast, aga vaat see on ikkagi nagu small talk ja nagu sa räägid selliseid asju, et keegi küsib, et võib sinu auto vastu siirast huvi tunda või tunned ise vastupidi. Ja kõik on nagu väga sõbralik, väga heatahtlik, aga lähed laiali ja mõtled, et ma rääkisin mingit täiesti suvalist juttu temaga. Et ega ma nagu liiga palju targemaks ei saanud. Minu, jah, see sõltub kindlasti inimesest, et ma nagu pigem väidaks seda, et just saab targemaks, et mul ei olnud võimalik käia, sel nädalavahetus oli JDM hooaja avamine, eks ole, et Tabasalus, ma ei saanud sinna minna, sest ma olin ise samal ajal Pärnu ringrajal ja samamoodi ma ei saanud minna sinna Cars & Coffee'le, sest ma olin ise samal ajal Lahti autonäitusel Soomes. Aga sõber saatis sellelt JDM ürituselt pilte ja saatis infi, et ikkagi sa kohtad näed autosid, mida sa võib-olla ei ole varem näinud, sa saad teada selle auto kohta, mida sa varem ei teadnud. Need võivad olla mingid täiesti nohiklikud detailid, eks ole, aga mulle lähevad need asjad ka korda, et kindlasti nagu võib olla seal ka selliseid kokkupuuteid, mis pärast lähevadki meelest ära või mida sa pärast tagantjärgi pead nagu enda aja raiskamiseks, aga ikkagi ma ütleks, et peaaegu igalt Eestis toimuvalt ürituselt ikka midagi üritab nagu, või õnnestub nagu kahe kõrva vahele jätta juurde. Ilmselt see margi spetsiifiline on kindlasti esimene ongi see, et kui sul, ütleme, et mingid vanemad mersud või asjad huvitad, et kui sa lähed näiteks Mercedese mingise kogunemisele, et seal sa saad alustada, su sisenemispunkt on juba, et ei ole see, et et kus siis selle said, vaid sa juba saad, et kuule, sul on selle aasta mudel, et kas sul, ühesõnaga, et seal on juba nii palju profim ja see small talki vähem, aga ma mõistan jah, et kui ma seal Cars & Coffee'l ka olin, seal on ka veel see teine asi, et sa võid ise kellegiga sattuda maru ja jutusoone peale, aga siis alati tuleb keegi ka veel sinna kõrvale ja siis see juba ei ole sinu ja tema vestlus, siis keegi küsib veel midagi vahele, võib-olla ta küsib midagi lolli või midagi, millest te just rääkisite ja siis on selline, okei, ma lähen siis edasi. Et jah, ma põhimõtteliselt mõistan, et see info saamiseks pead sa olema maru aktiivne ja nagu niimoodi teemas sees. Mitte seda, ega sa ei saa sinna ka, kui sa lähed sinna tavalise pealtvaatajana, mitte ajakirjanikuna, et sa ei saa seal ka päris igal ühele mikrofoni nina alla ja kui sa lähed sinna päriselt reportaaži tegema, siis küll, aga niimoodi mõnusalt ikkagi, kuidas ma ütlen, tegelikult Eesti autosündmused, et kui seal on kohal mingi 50 autot või 100 autot või 150 autot, vahet ei olegi, tegelikult sorry, aga ma umbes 80% neist jalutan lihtsalt sirge sellega mööda. Aga vaata, siis ongi see, et kui sinna vahele satub midagi sellist, mida Eestis ongi ainult üks või mida sa ei ole varem näinud või mis on just toodud või mis on just korda tehtud, vaat siis peatud ja respekti mõttes nagu teed juttu omanikuga, kui omanik seal koha peal on. Okei, teeme kiire hästi sellise sujuva ülemineku. Käisid siis Lahti autonäitusel. Mis seal see protsent on, et kas sa läksid sinna ja sul olid silmad punnis ja et 80% olid sellised, mida tahaks lähemalt vaadata ja 20% oli, millest kõndisid mööda? Lahti autonäitus ongi selline, lihtsalt selgitan, kes võib-olla ei ole käinud, et ta on niisugune kaheosaline sündmus, et üks osa on külastajate parkla, mis on siis nii-öelda isetekkiv näitus autodele vähemalt. Nagu Goodwood. Tegelikult just nagu Goodwood. Aga sinna parklasse ei lastagi autosid, mis on nooremad kui 30 aastat. Okay. Goodwoodis on nad segi läbi, eks ole. Et vähemalt 30 aastat vanad autod, ma ütlen parkla, aga tegelikult on neid seal mitmuses ja siis on eraldi see piletiga sissepääsetav kinnine territoorium ehk et siis näitushallid. Et seal on nagu kaks asja, eks ole. Et teinekord on see tunne, et
et jalutad selle parkla läbi ja vaatad, et huvitav, et sommidel nagu parklas on siuksed autod, et mis seal siis saalis sees veel on, et kui sul on E-Type ja Porsche 911 on nagu kliendiparklas, et mis seal sees siis veel on, aga alati ongi see, et sees on veel ägedamad asjad. Tänavune teema oli muideks 80-ndad. Et teema, mis meie vanustele on ilmselt väga südamelähedane, et see tähendas seda, et seal külastajate parklas oli küll ja veel 80-ndate autosid, väga ka uuemaid ja vanemaid, ja siis näitusesaalides oli põhifookus 80-ndate autodel, et väga ägedaid autosid oli. Et näiteks Soomes on võimalik 80-ndad, mäletate kõik filmi Tagasi tulevikku, millest ma ei räägi rohkem. Mäletate filmi Miami Vice seriaali, et näiteks DeLorean Tagasi tuleviku filmist oli seal olemas, ma arvan, siukse saaks Eestiski, aga Miami Vice'i autodega oli niimoodi tehtud, et Miami Vice'is oli teadupärast alguses üks Ferrari ja pärast teine Ferrari. Alguses oli Ferrari Daytona replika ja pärast oli päris Ferrari Testarossa. Ja võt nüüd sellele lahti autonäitusele oligi Soomest leitud valge Ferrari Testarossa, nagu filmis, mitte filmiauto. Ja selle Corvette C3 põhjal tehtud Daytona Spider ehk et siis koopia Ferrari. Ehk et nagu filmis täpselt, et olid olemas ja Soomest üles leitud ja näitusel tiritud. Väga äge. Oskad sa praegu peast, ütleme, 2-3 autot, mida sa seal lahtis nägid, mida sa nagu, mis kohe meelde tulevad, mis olid, 2 tükki juba ütlesid, kas siis parklas või mingid sellised maasikad või elamused, mida sa tahtsid näha või see oli kõik lihtsalt üldine? Parklas, eelmise aasta Pärl oli Parklas Jaguar XJ220. See võttis küll nagu karbi lahti, et see Soome oli Parklas ja Soome auto. Wow. Ja see aasta ma ütlen, Parklas oli ägedaid autosid, aga lihtsalt sinu kiusamiseks, kuna sa tahtsid, et täna oleks lõbus saade, oli siukene auto nagu Fatsel Vega Excellence. See võttis mul küll karbi lahti, mõtlesin, et vau, et see mul sõber Margus Ants Kuuse üks läbi aegade lemmikautosid, et ainuke 4-aukseline Fatsel Vega, mis tehti, ja see auto oli siis Soomes olemas, mitte uuest peast, aga siis kuna teemaks olid 80-ndad aastad, siis see oli 80-ndatel Soome ostetud, sest et 80-ndatel Soome automaksuseadus leevenes ja muutus võimalikuks selliste vanemate ägedate autode toomine Soome ilma, et nende pealt peaks maksma vist ligi 90% seda impordimaksu. Et see oli nagu vahva. Okei. Ja siis edasi järgmise teema juurde, see on selle Soomega, et Soome ja Eesti kogu see hobiautoskeene, et on see, me teame, eks ju, et meil Eestis juba on klassikalisi Porschesid on, see juba oleneb sinu enda teadmistest, et kas, kui sa näed seda mingit 80, 70 või 60, 91, kas on mingi eriti haruldane versioon, kas on kallis versioon, neid nagu on. Klassikaliste Ferraridega ütleme siis 70, 60, pigem meil ei ole. Vist ega ei ole, jah. Pigem ei ole. Lamborghini sama. Nendest Fatsel Vegadest ja asjadest ma nüüd sõna ei võta, neid võib olla meil hästi palju, aga kas Eesti hobiautoskene juba nagu on selline tänav, register, natuke Soomele järgi jõudmas või on nemad meist ikka nagu ma ei taha nagu, kuidas ma ütlen, ma olen ka Eesti patriot ja mulle meeldib Eestis ja mulle meeldib oma sõprade autod ja mitte sõprade autod, et Eesti autoskeene on tegelikult nagu ägedamaks läinud. Aga enne, kui hakata ennast nagu soomlastega võrdlema, enne võiks proovida ennast lätlastega võrrelda, et seal ei ole need võrdlused ka nii head, kui me arvame, et sul läks praegu nagu suu nagu kukkus nagu laua peale. Nii palju tean, et ma olen näinud jah, silmaring on mõnevõrra piiratud, aga ma olen näinud Läti Alfa Romeo klubi kogunemise pilte ja ka see on natukene... Lätis näiteks on Alfa Romeo Montreal olemas, kas Eestis on? Ja üks Alfa Romeo veok just oli, mis on... Ja, et ütleme Läti klassikaliste auto, ma olen seal Lätis nagu selle klassikalise poole võib rohkem kursis kui mingite moodsate hobiautodega, aga Läti klassikaliste autode skeene on kindlasti kõvem kui Eestis, aga sa küsisid Soome kohta, siis sorry, seal on paraku see meie ajaloo erinevus on nii valus ka 30 aastat hiljem, kui me oleme vabad olnud. Et seda, ma ei tea, kui kaua aega läheb, et see nagu tasa teha,
seda sa näed sellel näitusel olevatest autodest, sa loed nende autode kohta, kui paljud neist on uuena Soome ostetud, et sul, see Fatsel Vega ei olnud uuena Soome ostetud, ta oli kasutatuna, aga seal mingi Peugeot 205 GTI uuena Soome ostetud, Mazda 323 4WD Turbo uuena Soome ostetud, 39. aasta Horch uuena Soome ostetud, et sa hakkad niimoodi neid asju seal vaatama, et siis sa saad aru, et me ei saagi nendega konkureerida selles mõttes, et meil on vahepealt 50 aastat puudu ja seda nagu 30 aastaga me ei ole tagasi teinud, aga ma kardan, et me ei tee seda järgmise 30-ga tasa. Ma just tahtsin öelda, et 30-ndate autosid vaata veel Eestis oli, eks ju, mis nende saatus oli, on ise küsimus. No need läksid ka nukajaga. Aga ma mäletan ka ühe oma Soome tuttavaga vestlesin, ta meenutas, kuidas tema vanaisa sõitis minidega rallit, eks ju, Soomes. Et ka mini Cooperid esialgselt on kõik Soomes, eks ju, uuena ostetud ja nii edasi. Et jah, see auk on puudu, aga see, et me isegi lätlastest maas oleme, tuli mulle küllatusena. Vot jah, huvitav, mis selle taga siis on? Lihtsalt suurem riik. No Lätis ju olid väga sellised kõvad eestvedajad omal ajal, kas või see, ma nüüd ei mäleta seda nime, kes pani põhimõtteliselt siis sellele Kulbergs just, jah. Et see on see klassikaliste autode pool, aga ka Youngtimer ja kõik siuke nagu Carson Coffee on tegelikult ka ju Lätis varem olnud kui meil, et kui rääkida seda, kuidas ma ütlen, moodsamat poolt, et Eestis on üks Ferrari Dino, mis on tegelikult Eestis registris tähendab, aga on lätlase auto, et näiteks sellel lätlasel on siukene valik klassikalisi Ferrarisid ja Lamborghinisid, mida ma tean küll, Eestis on toredaid Lamborghini ja Ferrari fänne, kellel on ka ägedaid autosid, aga ütleme, sellel vennal on just fookus lätlasel. Fookus on nendel nõks vanematel, ehk et siis 70-ndad, 80-ndad, isegi 60-ndad, et Eestis on sellised autod kõik puudu. Miks on puudu? Kui me ei räägi siin 250 GTO-st, eks ju, mille hinnad on mingi 70 miljonit, aga siin on vahele kuskil 100 paari 300 000 meil on rahalises mõttes ei ole need autod nagu selles mõttes midagi erilist. Ma just tahtsin küsida vahele, et kas ma tean, et Eestis on vähemalt paar Diablot, aga kas mõni Countach näiteks on Eestis arvel? Ei ole? Registris ametlikult arvel ei ole see, kas kellegi garaažis või mingi muu riigi numbrimärgiga. Diablo puhul tuleb seda Tartu asja natukene nüüd laiendada, et Eesti mõlemad Diablod on minu teada Tartust. Selge. Ma ei tea, kas nad seal neljapäeva õhtul seal A. Le Coq'i spordihoone juures kogunevad. Piltide peale ei ole näinud Diablosid nendelt üritust. Ma olen küll näinud ühte seda Diablot fotot sellest, kuidas see on tänaval sõitnud. Nii et vähemasti kunagi on nendega sõidetud natukene. Et ma just asi raha taha jääb. Me ei tea vastust, eks ju, aga me saame siin arutada, et miks ei ole see 60-ndad, 70-ndad Itaalia sportautod, täpsustame siia, et vist on nüüd jõudnud üks De Tomaso Pantera. Ei, see on kindlasti jõudnud. See on kindlasti, aga me lihtsalt ei ole veel seda niimoodi tänavatel, see ei käi. Carson Coffidel see veel ta on praegu projektiauto. Aga ta saab varsti valmis. Ta saab päriselt valmis. Aga sisust me räägime, praegult kamba peale suutsime ühe välja mõelda, paar tükki registris. Sa mõtled just Itaaliat või? No Itaalia on lihtsalt nii hea, millega piiritleda, et Inglismaa muidugi on, aga Inglismaa neid pisikesi triumfe. Alfa ZZ. No jah, ongi. Või ta ZZ. Aga jääme praegult siin natuke eksootide juurde, sest see on ju see, mis kui inimene näeb vana Ferrarit või vana Lamborghinit on natuke teine. No, aga samas olgem ausad, et see vana Lamborghini ja vana Ferrari on ka selles mõttes nagu kõige kõrgem tase, et isegi kui sa jõuad selle auto endale osta mingi veerand miljoniga, siis nende autode käimas hoidmine palju keerulisem kui mingi sama vana Porsche 911 käimas hoidmine. Et seal on nagu ikka vaks vahet, et Lätis ja Soomes ju hoiavad. No what? Ja see on huvitav sest Countach, miks ma küsisin ka selle kohta, on ju see, et see on ju kõige kuulsam postriauto. Et võiks arvata, et Eestiski on küllaga inimesi, sealhulgas jõukaid inimesi, kellel on kunagi lapsena see mingi ihalusobjekt olnud, eks. Jah, et nagu täpselt see sama, et see ei, mitte et peaks olema siin kirglikke Itaalia autosid koguvaid miljonäre, vaid just see, et ma ostan selle korra ära ja vaatan, võib-olla mulle ei meeldi, aga ma saan nagu selle ära teha ja siis on, et kõike ostetakse siin nagu vanu. Just tuli ju siin see aasta mingi 1928 Rolls-Royce Phantom ja nagu, et see skeene on kuidagi päris laialt kaotud. Eesti see, võtame siis enne sõjaaegset autode. Tegelikult on ju neid päris palju. 100 umbes, mis ka sõidavad. 100 autot rohkem kui Countach.
kas siinkohal peaks edevalt mainima, et eelmine kord, kui me kolmeksi kohtusime, siis ma jagasin muljeid, kuidas oli Itaalias Countachiga sõita. No võt, just, kes kuulake seda 300 saadet, täpselt siin on üks mees on sõitnud nii Countachi kui Diablo, kui... No kõigi V12-tega välja rõtub Miura. No võt, et lihtsalt mul teemaks oli siin pandud, et mis osa on nagu Eesti selles hobiautoskeenes, ma ütlen, meil ongi väike skeene ja see ongi väga piiratud, sest et me ei saagi lõputult, eks ju, täpselt tõenäoliselt 250 GTO-d ei tule Eestisse kunagi. Aga pigem... mis nagu veel nagu katmata on või millest tunneksid mis valdkond nagu... autosid või? Jah, et kui Eestis... sa vaatad seal Soomes ringi ja siis imestad, et Eestis... väga konkreetselt saab öelda, kusjuures. Ei, ma pigem vaatasin mustadest toonidest, läheks natuke heledamaks, et tegelikult on Eestis olukord ainult palju paremaks. Et Eesti hobiautondus on ikka vahvalt edenes mullu enne automaksu veel viimaste päevadeni, eks ole, et muidugi nüüd see automaks mingisuguse mõõna tekitab, aga Soomega võrreldes, kui need päris eksoodid kõrvale jätta, siis Soomes on, ja see on, ma ütleks Soome kohta ka Lääne-Euroopa mõttes on see haruldane, Soomes on väga tugev vanade Jaapani autode baas. See tuleneb otseselt sellest, et neid Jaapani autosid on Soomes uuena müüdud väga edukalt, lisaks on nende tavaliste, eks ole, Corollade või Civicute vahele sattunud ka neid nii-öelda sportlikke ägedaid versioone ja nende koha pealt on Soome nagu ikka hämmastav, et ütleme, Saksamaal või Prantsusmaal on mõeldamatu, et sa näed selliseid asju. No võid näha, aga ma ütlen, et Soomes on neid keskmiselt palju rohkem selles nii-öelda vanade autode hulgas. See ilmselt mängib rolli see, et Soomel enda automark ja selles mõttes autotööstust ei ole, et nad on kuidagi nagu avatumad. Et sakslased ikkagi on enda toodangu poole, prantslased enda toodangu poole, aga Soome on niisugune neutraalne. Soome, tegelikult Soomes ikkagi nagu võib-olla ma ei tea, kas Eestis on Ameerika autod rohkem harrastatud kui Nõukogude autod või? So, eks ole. Et Soomes on tegelikult selge see, et Ameerika autod on kõige rohkem harrastatud. Ja siis tulevad, ma ei tea, kas siis järgmisena tulevad jaapanlased või tule pigem ikkagi saksa autod. Aga ütleme, kui need ameeriklased kõrvale jätta, mis on nii-öelda nagu, mis võib-olla ei üllata, sest et seal kõrval on Rootsi ja Norra ja nii edasi. Aga see Jaapani autode pool on küll väga vinge seal. Väga vinge. Ma ei tea, vaata, sellega ongi see, et kuidas neil järgi jõuda, et ega meil Eestis neid vanu Jaapani autosid mujalt ei ole osta kui Soomest, et neid saksast ikka naljalt ei saa. Ma mõtleksin ka, et see pilt on ikkagi aastatega oluliselt kirjumaks läinud ja just nimelt kirjumaks, eks ju, et need esimesed pääsukesed võib-olla või siuksed, see esimene suund Eesti hobiautokultuuris olid ikkagi vana Saksa raud, eks ju, vanad Mercedesed, vanad BMW-d, need, mida igal pool kõik tahavad niikuinii. Aga minu jaoks oli kuidagi nagu selline märgiline hetk see, kui mingi paar aastat tagasi oli Tartu autonäitusel oli Prantsuse autode paviljon, eks ju. Et vaata, et nüüd on nagu, ütleme ausalt, vanasti Eesti autohuviline üldiselt nagu kirtsutas Prantsuse ja Itaalia autode peale nina. Ja brittide peale ka, et niisugune ülim ratsionaalsus nagu kõlas läbi, et kui ikkagi ühesõnaga tehniliselt vastu ei pea vana auto kohta, siis on praht, eks. Et nüüd on nagu kõike, et meil on Briti autosid, meil on Prantsuse autosid, Itaalia autosid, Ameerika autosid, aga võib-olla nagu üks mingisugune suund, mis on veel katmata. Teinekord on see, et kui käin mõnel autoreisil tööga seonduvalt ja siis suhtled teiste ajakirjanikega teistest riikidest ja siis aegalt läheb eks ju jutt selle peale, et mis riik see on, kus sa nüüd tuled ja kuidas seal inimesed elavad, kuidas nad mõtlevad, missugune autopilt on eks ju tänavatel ja nii. Ja siis üks asi, mida ma olen öelnud meie nagu sellise autohuviliste kohta on see, et meil nagu kõike muud on, aga we don't do fun. Et me nagu, et auto, mis ei ole mitte mingil moel ülbe, kiire, võimas, vaid lihtsalt tore. Igasugused väikesed autod näiteks. Okei, Citroen 2CV, midagi niisugust nagu liigub, eks ju, põrnikaid ja nii edasi, põrnikaklubi on üks varasemaid Eestis, eks ju. Aga nagu üldiselt we don't do fun. Et siis nagu eestlase jaoks on nagu mingisugune mõttetu plönn, eks ju. Et see sfäär on veel katmata, aga samas vaata, need niisugused lihtsalt toredad autod on tegelikult mõnes mõttes võib-olla see kõige niisugune, vaata, et isegi ehedam nagu selline rõõm auto üle, eks ju. Et ma tarbin seda või ma sõidan sellega enda pärast, mitte nagu selle pärast, et mida teised minust arvavad, et kui ma selle autoga sõidan, eks ju. Et see on veel justkui nagu puudu, see mõõde. No eks neid ka on ju, ma ei tea, ma olen sõitnud tänu nendele autoomanikele nii Volkswagen Põrnikaga kui Fiat 500-ga kui ka Citroen 2CV-ga, et
väga ägedad autod. Aga vaata, need on muidugi neid on vähe, jah. Need on ka vaata need kõige ikoonilisemad, aga võtame nüüd natukene nagu törts tavalisemad, et palju sa näed, ma ei tea, Renault 4 või palju sa näed, ma ei tea, Peugeot 106, kui ta ei ole mingisugune GTI või midagi, noh. Siis on see, et mis kilukarbiga sa sõidad umbes, on ju. Et osta päris auto endale. Et kui me skeenest räägime, et Prantsuse autode paviljon oli ja kõik, aga tegelikult see on ikkagi väga olematu nii-öelda, kui sa käid ka siin autokogunemistel ja asjadel, ma ei tea, Youngtimer Campil, et ega see Prantsuse autode valik seal ülemäära suur ei ole ja tihti samad autod iga aasta, sest keegi rohkem pole julgenud seda CX-i osta, Citroeni 1-2 julget on Eestis, eks ju, müüvad üksteisele neid edasi. Ma ei tea, kas müüvad lihtsalt selline utreering. Ma läbi liiklusummikute siia sõites nägin Citroen DS-i Paldiski maantel. Niimoodi. Oot, sa mõtled seda uut, mis 2011. 69. Ja kas oli DS5 või DS4? DS3. See on kõige kuulsam DS, mida ma nägin. DS21 või? Jah. Aga ma lihtsalt mõtlen, et mul näiteks meenub üks Soome tuttav jällegi, üks teine Soome tuttav, kes ise restaureeris ära Fiat Ritmo. Suht segane vend, eks ole, et aga see oli niimoodi, et see oli kuidagi mingisugusest vana onust või kellestki jäänud. See auto oli üllatavalt hästi säilinud, ta muidugi tahtis kõike üle värvimist ja niimoodi, ta mõtles, et mis ma seda ära viskan, et ma teen ta korda siis, eks ju. Ja ütleb, et ma lihtsalt popsutangi sellega linna vahel, et väike tore sükust oranži värvi ka, aga Eestis on nagu see, et joh, ei tii, mis asja sa nüüd tegid endale, et ostnud mingi Bemmi endale selle raha eest. Eks see muidugi, jälle Inglismaa auto kultuuri ja valikuga me ei saa ennast võrrelda nagunii, aga seal on ju see Festival of the Unexceptional. See, mida ilgelt kõva trend. See on vist Ameerikas, on ka see Radwood. On see, et ongi hästi tähendab, minu arust ikkagi sinna ei minda oma rondiga, eks sa ei lähe sinna Roostes Sierrat näitama, või see ongi korralikku 1,6 Sierrat. Just korralikku. Aga mida plangum seda parem. Jah, mida plangum seda parem, et kui on ikkagi mingisugused ilukapslid ja väike 1,6 mootor, siis on hea. Ei jah, peab olema, siuke auto peab olema hästi siukene, kuidas ma ütlen, ta peab õige olema, et kui sul on see 1,6 Sierrat, siis ta peabki olema nagu plekkväljega, ilma toonklaasita, riidest sisuga ja 4 mitte 5 kastiga, eks ole. Ja siis kella ka pole, et seal on see tühimik, eks ju. Vaat Youngtimer Campil eraldi kategooria, see mingi, ma ei tea, kuidas seda Eesti unexceptional, most unexceptional Youngtimer Campil, ma seal žürii liikmena, me oleme alati väga nagu kõrgelt hinnanud seda auto seisukorda just selles vaates, et isegi kui ta on tavaline, ütleme, Ford Scorpio, siis ta võib seal saada selle aasta nagu üldvõitja tiitli, on saanud ja ma loodan, et mõni selline auto saab ka tulevikus, mis mille point on nagu see, et üks asi, et tõsta selle auto, mitte selle auto, vaid tervikuna tähtsustada autode seisukorda kui sellist. Aga teistpidi, et sa selliste tavaliste autode tunnustamise kaudu annad siis, kuidas lootust või optimismi nendele autofännidele, kellel ei ole raha, et minna ja osta see Alfa Romeo Montreal või see Ferrari 250, eks ole. Vot, et autoürituste korraldajatele, et tehke üks erisõit või kogunemine ka sellistele hästi heas seisukorras, hästi tavalistele autodele. Ilmselt vanuse piirang tuleb panna, sest et muidu ma ei tea, 2000 või kuskile see joon tuleb tõmmata. Ma tahaks oma Volvoga minna. Pange 2006 peale. Muide, ma tahtsingi öelda, et minu vennal on samasugune Volvo V70 nagu sul Keremõttes, eks ju, ainult aastast 2000, 25 aastat vana siis tänavu, eks ju. Ja väga hästi säilinud. Täna küll saatis pildi, kuidas traileri peale minema viidi. Aga natukene see sama teema, et ta ostis selle 2000 euro eest mingisugune 1,5-2 aastat tagasi. Väga hea ost minu meelest. Tal on küll 2,5 turbo bensumootor, mis on siis rida 5, eks ju. Ja natukene see sama teema, et tegelikult tarbimisväärtus on autol veel väga suur, aga iga talvega mõtled, et täitsa roostevaba kere, et kas nüüd raatsib, eks ju. Aga samas sellist V70, kuna see vist umbes mingi 99 või 2000 välja tuligi, toodeti väga pikalt, näeb tänaval väga palju. Aasta 2000 ongi tänavu see Youngtimer Campi vanuse piir, et aastal 2000 tehtud autod on tänaseks 25 aastat vana. Ja, ei, meil on mõttest läbi käinud, tulemegi kohale sellega. Millal Tõnu, sina alustasid oma auto ajakirjaniku karjääri? Või nagu millal sa hakkasid kirjutama autodest? 1997. Okei, see on juba ammu möödas, jah, et sa juba need autod on Youngtimerid, millest sina toona kirjutasid. Ei, ma olengi mõne noorema inimesega rääkinud, et nad tulevad mulle rääkima, et issand, et miks te lubate sinna Youngtimerile, et BMW E46, eks ole. BMW E46 tuli tegelikult välja aastal 98,
noh juba, eks ole. et noh, minu jaoks on ammu E46 on moodne tehnika. Noh, ma mäletan pigem, et ikkagi esimesed kokkupuuted olid E30-ga üldse, aga paratamatult aeg läheb edasi. Okei, läheb ka saateaeg edasi, õnneks meil ei ole piiratud see aeg, aga ma ei tea, tuleb teil mingi hetk nagu niimoodi ette, et okei, laseme edasi. Ühesõnaga, on siin ka loomulikult selline, mitte ostujuht, vaid räägime ostmisest. Et praktiline saade ikkagi, eks ole. Praktiline saade, tarbija saade, aitame teha kasulikke otsuseid iga päev, ütleb Geeniuse slogan. Tegelikult on see, et sa mainisid siin ennem, et see automaks. Ma ei viitsi enam automaksust rääkida. Ma ka ei viitsi. Ma lihtsalt küsin, et ma näitan üles praegu, et kuna seda on nii palju, vaata, kui sa millestki nii palju kirjutad, siis sa enam ei mäleta, aga kas sellisel vanemal, ütleme 2000 vanem, seal tuleb ju see vanuse korda. 50 eurot aastas. Just, pluss siis regamistasu on ju ka, et tegelikult kas automaks nüüd ikkagi... No regamistasu on just see. Just, aga vanadel ei ole ju, on seal... See ei ole 50 eurot. See on 300 vist on see miinimum, jah? See on, need on päris suured summad. See mõjutab, ütleme, mingi... Pann ma ütlesin vabandust konkreetse enda auto kohta, et kui ma tahaks seda müüa, siis ma peaks maksma 1000 eurot, mina või ostja peaks maksma 1000 eurot registreerimistasu. Just, aga noh, me räägime praegult siin siis ikkagi 2005 pluss selliste suure mootoriga autodest, aga tegelikult kui me läheme nagu pigem siis sinna 2000 ja varem, et see nüüd ju ikkagi hobiautoskeenet küll oluliselt kummuli ei löönud, see automaks, et pigem. No, vaata, kui seda vaadata need hobiautode turgu ainult Eesti oma, siis minu arust on turul üli palju häid pakkumisi, mille kohta nagu mõtled, et issand, et miks see auto sellise hinnaga ära ei lähe, et ma mõne puhul ma isegi tean, et see on korralik auto ja nad ei osteta neid. Tegelikult ongi see, et ma ei tahtnudki ka rohkem automaksust rääkida, vaid üldiselt näed, ma saingi tõenult tegelikult selle vastuse kätte, et kas hetkel on jätkuvalt nagu see sükene hea aeg. Just, et sa näed nagu... No on, häid pakkumisi on. Täitsa avalikult häid pakkumisi on. Sageli hakkavad endalgi näpud sügelema, siin mõnelgi tuttaval näpud sügelevad, aga turg nende hobiautode poole pealt on kuidagi loid. Ja neid autosid läheb Eestist välja. Seda ma tean ka faktina, et neid veetakse siit minema. Okei, nii et see meie skeene niimoodi küll ei parane. Noh, keegi peab siis teisest otsast tagasi tooma, aga neid läheb. Neid läheb nii lõuna poole kui põhja poole kui ka lääne poole. Okei, aga kui sa Eestist ei taha osta, kus sa vaatad? Millist portaale sa lihtsalt puhtalt huvi pärast? Noh, ikkagi Euroopast selles mõttes, et Soomest ka või? Noh, Soomest ka, kui sa tahad, sul on mingisugused siuksed natuke, noh, Soomet tasub nagu nii vaadata, see on nii lähedal, nii lihtne sealt tuua autot või ka Rootsit, eks ole. Aga Poola on super suur turg, eks ole, et seal muidugi tuleb ettevaatlik olla, aga Poola, sealt tegid minema, Poola, Saksa, Prantsusmaa. See vist natuke oleneb autost ka, eks ju, et kui sa tahad vana Volvot, siis vaata loomulikult Rootsi poole ja nende edasi. Mina nagu vaatasin, nagu ma oma seda Volvot ka, et äkki vaataks... See ei ole vana, see ei ole uunik, aga see nagu kuidagi, et võt sealt saab ja kõik toovad nagu ainult Volvost, minu arust oli see valik, oli see suhteliselt pleh. Et kõik on ära toodud juba. Tegelikult ma selleni tahtsingi jõuda. Eestisse mahtus Rootsi täis Volvosid. Just. Et muidugi, kui ma tahaks sealt mingi 2017 XC90, noh, siis on neid ilmselt seal palju, aga nagu, et kas on niimoodi veel tuua? Või mitte sa ei arva ju ometi, et Rootsi on tühjaks ostetud päriselt, et pigem on seal küsimus võib-olla need, kes hoiavad oma seda vana mingit 240, et ta hoiab seda kuni elu lõpuni, et ta nagu ei müügi seda. Seal võib olla äkki hoopis niisugused küsimused ja tahud ja probleemid, et kas Rootsi automüügi kuulutused on killustunud mitmesuguste platvormide ja kanalite peale või mitte ja kui palju siis nagu müüakse ikkagi niimoodi kuskil Facebookis ja Marketplace'is ja nii edasi. Ja kui palju pannakse siis sellistele rahvusvahelistele autolehtedele, kuhu ka meiesugused sattuvad? No, Rootsis on päris nagu levinud niisugused oma kodumaised auksionisaidid, kust kaudu käib kõiksugu Rootsi rauda läbi. Ma ei ole seal küll 2006. aasta Volvosid näinud, aga nõks vanemaid küll. Okei, just, ma just mõtlesin, kas ma saan siit äkki kuulaja saab mingi mõnusa vihjet, kõik, eks ju, võtavad lahti selle mobile, kui Eestist ei leia, võtavad lahti autoskaut, eks ju, Bloket, aga et nagu, mis kohti veel? Kas Marketplace on mingi koht? Mina ei osta, minul ei ole, minu jaoks Facebook Marketplace ei ole nagu koht, kust ma käiks otsimas ei elektroonikat, rehve ma käin sealt otsimas. Kui mul on vaja kasutatud mingit rehvis, ma sealt astun küll läbi. Aga autot ma ei kujuta ette.
oled sa ei, ma kunagi proovisin ühte autot müüa ainult Marketplace'i kaudu, et see väga kaugele ei viinud, aga sealt kaudu kindlasti mingit tähelepanu oma müügipakkumisele saab, et lihtsamini kui mingi Rootsi kohaliku portaali kaudu tõenäoliselt. Aga isegi Rootsi puhul, või tähendab, ma mõtlen siis nii suure turu puhul nagu Rootsi, et ega tõesti suvalisel ajahetkel ei pruugi ka trehvata sealt, et kui sa tahad natukenegi mingit erilisemat, vähem levinud asja, et ikkagi veits pead ootama, otsima ja valima. Tavaline rida hobiauto puhul. aga kas kallimas klassis on ka hinnatead, kui me räägime näiteks siin praegu, ma ei tea, Porsche, Boxster Cayman, teine põlvkond, 911 selline, ütleme, et ärme räägi GT3-st, eks ju, mitusada tuhat, vaid selline 50-60 000. Porschesid läheb ka Eestist ära ja ma ei tea, võib-olla just ägedamaid läheb ära. Sest et hinnad on head ja... No ma ei tea, kuivõrd pigem, et nende saadavusega on küsimus, kui rääkida erilisematest autodest. Et kui sa võtad Eesti avalikult müügil olevat Porschet, siis seal on hästi palju selliseid, kuidas ma ütlen, Jaapani või mõne sarnase taustaga automaatkäigukastiga autosid, on ta siis Boxster Cayman või 911, mis istub kaua müügis, sest et ta ei ole Porsche skeenel kõige nõutum mudel, et ta on ilmselt odavalt kätte saadud, üritakse mingisuguse vaheltkasuga maha müüa, samas sa tead, et see auto on juba 2 aastat müügis, eks ole. Et eks iga inimene teeb oma autoga, mis ta tahab, aga ma ei tea, pigem ma tean, et Porschesid eelmine aasta siin hobiautode tasemel toodi väljapoolt, kui osteti koha pealt. Okei. Ma ei tea, lähme sõitude juurde. Saab natuke veel autojuttu. Et räägime siis sellest Mersu V123-st. Ma arvan, et ma olen siin saadetes varengi öelnud, seda meelde tuletanud, et Karl Salumäe, mina vist äkki esimese loo tellisin. Võib-olla tegid ennem ka midagi, oli see ajaloolugu sellest, kuidas V123 põlvkonna auto põhimõtteliselt, mis oli Marokos või Marokos tapeti ära põhimõtteliselt valitsus keelas ära sellepärast, et need taksojuhid sõitsid nendega lihtsalt lõputult ja ühesõnaga olid sunnid mingi piirangud pandi peale, sest see auto keeldus suremast. Sa sõitsid nüüd väheke korralikuma versiooniga, et kas see ei ole ju kiire auto, see ei ole ju sportlik auto. Mis selle auto puhul, mis sind köitis või miks sa sellega üldse sõitma läksid? No sõitma läksin ma sellepärast, et minu naabrimees ostis endale selle auto ja ise pakkus, et kas ma tahaksin sõita, aga viisakusest. Ja tõesti, oligi, et tuli ise juurde ja küsis, kuule, et sõita tahad sellega, et ma lähen siin paariks päevaks välismaale, et sõidan, muidugi tahan. Aga loomulikult see ei olnud minu esimene kokkupuude 123 Mersuga, et siit peakski vist natukene kaugemalt alustama, et minu isa sõitis 90-ndatel 123 Mersudega. Mõne teise Mersuga ka, aga Mersu mees ühesõnaga, nagu paljud neist 90-ndatel ju olid. Ja kui ma enda lapsepõlvest peaksin ühe auto valima, siis see olekski punane 123, missugune minu isal oli lausa 2 raksu, alguses oli vanema karburaatormootoriga 230 78. aastast ja natuke hiljem oli siis 81. aastast 230e. Samuti 2,3 bensumootor, aga siis Einspritzung ehk sissepritse on see E seal lõpus. Ja selles mõttes oli nagu selline lapsepõlve meenutamine mulle ka, et ikkagi need lõhnad ja hääled ja asjad tulid tuttavad ette küll. Aga jah, sa mainisid seda, et kuidas ma kunagi kirjutasin 123 Mersudest ka loo. Muide, ma ei teagi, kas tänapäeval peaks nagu, meiesugused ei vaja tõlkimist, et mis Mersus on. Aga ma arvan, et kui meid kuulavad sellised 25-aastased näiteks või 20-aastased, siis nemad ei mäletagi neid autosid. Et see on põhimõtteliselt siis vahemikus 76-85 toodetud. Ta ei olnud E-klass veel, aga ta oli E-klassi mõtteline eelkäija siis. 124 Mersu, mida usutavasti ka nooremad inimesed teavad, tuli siis pärast seda. See on läbi aegade kõige rohkem müüdud Mercedese mudel, 2,7 miljonit eksemplari, neist 2,3 miljonit vist olid sedaanid, valdav lõviosa. 124 kerega Mersut tehti kuskil 2,6 miljonit eksemplari kõigi nende aastate ja versioonide peale kokku. Okei, see selleks. Et see on paljude meelest, seda on nimetatud selliste epiteetidega, et maailma parim auto
ja noh, Mercedesel toona oli küll täiesti selgelt kõige suurem arenduseelarve autotootjatest näiteks. Ja selline igikestev auto ta tegelikult tõesti on. Et okei, jah, loomulikult praeguseks ta tänavapildist on kadunud. Aga kui sul on vähegi niisugune hästi säilinud eksemplar, siis see on tegelikult niisugune vana sõiduk, mis on umbes nii murevaba, kui üks vana sõiduk saab olla. Kas 123 Mersu võiks olla, nagu sa enne ise ütlesid kategooriast fun auto või lihtsalt tore auto? Ma arvan, et see on ikka natukene nagu ülbe ka, puhtalt sellepärast, et ta Mercedes-Benz, vaata. Et ta küll ei ole nii ülbe nagu sinu 126, eks ju, 5-liitrine ja musta värvi ja nii edasi. Et ta on natuke siuke sõbralikuma välimusega. Aga noh, see on ikkagi, vaata see auto puhtalt oma margi tõttu ei vaja inimestele selgitamist. No, et ma sõidan vana Mercedesega, mul on musta numbrimärgiga Mercedes, äge, eks ju. Aga see on jah tõesti niisugune auto, et võib-olla mingis mõttes autotööstus nagu oma mingisuguse mõttelise tipu nagu tegigi seal. Et pärast seda autod muutusid muidugi veelgi tehnoloogiliselt arenenumaks, mugavamaks, kiiremaks, säästlikumaks ja nii edasi, aga ma väidan, et noh, kui mitte 123-ga, siis vähemalt 124-ga küll, aga ma ise arvaks, et pigem 123-ga jõudis kätte see moment, et kus siis nagu see iga edasiminek tehnoloogias, mugavuses, kõigest tuli siis juba natukene nagu selle töökindluse ja lihtsuse arvelt. Et iga ilma asjata Marokko valitsus otseses mõttes ei pidanud seda autot ära keelama, ära tapma. Sellepärast, et veel mingisugune nullindate, ma ei mäletagi, mingisugune esimese 10. lõpus taksojuhid ikka veel sõitsid nende surmadega, sageli seal oli 7 turisti peal, eks ju. Need autod olid 10 eri värvi, üks sama auto, eks ju, mingid roostehunnikud, aga vaat lihtsalt ei koolend ära, noh. Et ja no, nüüd ma siis sõitsin uuesti ja kuidas ma siis ütlen? Jah, see on ütleme niimoodi, kui inimene tahab vana sõidukit, see on ikkagi kõige uuemad autod on 40 aastat vanad, 123 Mersudest. Muide see konkreetne auto ongi aastast 85. Et siis kui sa tahad vana sõidukit, mis on ikkagi täitsa nagu unikum praegu, siis ma arvan, et murevabamat autot kui 123 sa pead otsima ja seda tõenäoliselt leiadki selle mõne teise Mersu näol või äärmisel juhul mõne BMW näol, aga mina väidan, ja see ei ole ainult minu väide, vaid tegelikult nagu kui lugeda omaaegseid võrdlustesti, siis nii ongi, et kui hilisemal ajal ütleme, Mercedes ja BMW on laias laastus nagu suht võrdsed, eks, mingil hetkel kasvas ka Audi sinna kõrvale, siis mina väidan, et 123 puhul Mersu oli tegelikult toona BMW-st üle ja Audi polnud isegi veel väga luksusmark toona või siukene premium mark. Et kui vaadata 123 viimistlust, siis noh, ütleme kogu seda tehnoloogiat, noh, väga lihtne näide, et 123 ees on, kui ma nüüd ei eksi, siis on topeltõõtsarkidega vedrustus, BMW E12 ja E28 olid need 5. seeriad, jah. Nendel on McPhersoni vedrupüstmikega. Noh, see tagasila lahendus on nagu võrdlemisi sarnane neil. Aga noh, mingid sellised asjad, et see 123 oli omal ajal ka turvalisuse mõttes ikkagi täitsa selgelt üle ja noh, oleks võinud ka alustada sellest, et seal on ikkagi mingi põhjus, miks need taksod ja kõik siuksed asjad on maailmas olnud Mercedesed, mitte BMW-d, eks ju. Okei, ma arvan, et päris arvestatava osa on see, et Mercedes tegi väga kauakestvaid ja säästlikke diiselmootorid, BMW ei teinud, aga noh, see ei olnud ka nagu ainus põhjus. Et see on võib-olla üks asi, mida nagu tänapäeval inimesed enam ei tea. Et 70-ndatel, võib-olla ka veel 80-ndatel, noh, Mercedes oli ikkagi kunn selles mõttes. Või ma ei tea, Tõnu võib-olla tahab vastu vaielda. Ei, Mercedes, noh, kui puhtalt äriliselt rääkida, siis Mercedes nagu domineeris täiega selles luksussegmendis, et küsis neid hindu, mida tahtis. Kui Audi ja BMW nagu kõrvale tekkisid tugevamalt, siis Mercedes ikkagi tuimalt küsis palju kõrgemaid numbreid, et ma arvan, et Mercedes ajas siis ikka korralikult raha kokku. No ta oligi, et uuena 2-liitrise karburaator bensiinimootoriga 123 maksis oluliselt rohkem kui 6-silindriline 5 seeria, mis oli veel paremini varustatud ka, eks ju. Et ja samas noh, kõik said aru, et miks Mercedes eest nii palju raha küsitakse. Okei, aga kas sina sõites nüüd said aru? Me ilmselt ei ole põhjust rääkida siin mingit tohutust kiirendusest või asjast, aga näiteks vaikus, sõidumugavus erinevatel teepinnastel, kõik see. Sellel autol on nõnda, et kui sa tahad tänapäeval kogeda sama suurt orienteeritust mugavusele, siis sa tõenäoliselt pead minema Rolls-Royce'iga sõitma. Et
mingil hetkel ikkagi nagu selles mõttes ka ütleme siis sportlike äriklassi autode tootja BMW ja mugavate äriklassi autode tootja Mercedes hakkasid lähenema, kõik tulid sinna kuhugi keskpõrandale kokku. Et see auto on täiesti kompromissitult mugavusele orienteeritud. Tal on vedruistmed, mis on tänapäeval kogetuna hästi veidrad ja naljakad. Tal on hästi suur peenikese võruga, ongi siuke Rolls-Royce'ilik rool, mis on veel siukse arvestatava loksuga ka, meeletult aeglase ülekandega. Tal on hästi pehme vedrustus. Ma tean, et hilisematel Mercedestel on gaasiamordid, kas tal on nüüd õli ja gaasiamordid, ma peast ei mäletagi. No igatahes, et see on see, et kui sa nagu tänapäevasest autost ümber istud ja hakkad temaga sõitma, siis sa pead nagu natukene enda pea nagu ümber kalibreerima. Et see, et kui väikese rooli riigutuse peale, missugusel kiirusel ta juba kallutab sind istmest ja kerest, kui palju sa pead rooli kruttima, eks ju. Aga siis sa kuidagi aklimatiseerud sellega ära ja siis on vaata see, et see veere mugavus on tõesti see, et tal on murd 80 refid, ma seda laiust peast nii mäletanud, eks ju, meeletud pontsikud, eks. Tänapäeval ei tegi keegi siukseid refe ja see sõidab päriselt pehmemalt kui mingisugune 8-90% uutest autodest ja nagu päriselt sõidabki pehmemalt. Sa küsis ikka mürataseme kohta, sellega nüüd nii hästi ei ole. Et tal on ikkagi, kui sa ka väljast vaatad, tal on veel vihmavee rennid, eks ju, tal on suhteliselt püstine klaas, kõik see arusaadavalt tekitab mingisugust meeletut tuulevihinat. Loomulikult ka kuskilt sealt niimoodi altpoolt tuleb seda müra ikkagi sisse. Konkreetne auto oli siis automaatkastiga ja võt ma saate alguses rääkisin, et tal on küll mustad numbrimärgid ja väga ausalt saadud, kere on täiesti veatusseisukorras kõik asjad, aga selle auto hodomeetril oli 457 000 ja ma arvan, et see on õige näit sellepärast, et ta ei ole halvas seisukorras tehniliselt, kindlasti mitte, aga sa tunned ikkagi seda väsimust juba natukene. Ja ennekõike võib-olla tunned siis, või mina tundsin nagu selles automaatkasti töös, et ega ta nüüd uuest peast ka mingisugune õnnistus ei ole tänapäevases mõistes, et ikka nagu hoiab seda käiku sees ja nii edasi. Aga mõningad niisugused kaeblikud, niisugused kolksukt ja või ütleme nagu kolksukesed pigem. Ja sellised asjad nagu olid ja mingisugused nipet-näpet veel, aga see on natukene ka niisugune vana auto asi, et kui sa ta soojaks juba sõidad, et siis ta nagu kaebab oluliselt vähem, et kui see auto on aastast 85, ma kahtlustan, et paljud samal aastal sündinud inimesed on natukene samasugused, et hommikul on ikkagi veidi hell nagu voodist välja tulles. Aga jah, ei, ma selles mõttes ei pettunud kuidagi, et ma muidu olen nagu selliste kergete ja sportlike autode fänn, aga midagi pole teha, et me kõik tuleme oma lapsepõlvest ja võt selle niisuguse 70-ndate, 80-ndate ja 90-ndate mersude puhul veel ka. Mul on ikkagi nagu mingisugune eriline koht nagu südames. Ja, praegu seda neid väljalaske aastaid ja sinu seda vanuse kohta, siis ma saangi öelda, et me Tõnuga oleme V123 põlvkonna mehed. Mitte, et meil oleks see olnud või kuidagi sellega kasvanud, vaid lihtsalt aastate järgi me oleme V123. Ja mina olen 124. Sina oled V124. Küll veel see facelifti eelne, peab ütlema. Päris hea. Nii, mul ei ole rohkem nagu eriti midagi. Ma ei tea, hinnad on vist sellist, kui keegi mõtleb nagu hobiautole, et oskad seda täiesti ette valmistada, mis sellise... Vaata, Tõnu on see, et Tõnul on 126 S-klass. Et kuidas sina seda 123 vaatad, et kas see on sinu jaoks nagu ikkagi 4-silindriline mootor ja veidi liiga lihtne ja mitte nii luksuslik või kuidas sina sellele autole vaatad? Ei, minul on temaga ka olnud kokkupuuteid ikka väga ammustest aegadest ja viimased kokkupuuted on väga positiivset laadi. Et see, kuidas sa teda kirjeldasid, mulle tuli ta väga tuttavana ette, et mul kolleegil oli selline auto küll juba mõned aastad tagasi, aga seal oli selgelt nagu sõites see kvaliteet oli tunda ka aastakümneid hiljem, eks ole, et kuidas, mis auto kohta seda öeldi, et hind on ammu unustatud, aga kvaliteet jääb, eks ole. Et selles mõttes, 126 on eks ta on, eks ole, suurem ja natuke teistsuguse tehnoloogiaga ja mulle see välimus meeldib 126 rohkem. Kas nende vahele midagi jäi? Või need ongi nagu teatud kattuvused, see oligi sellel ajal, et üks on nagu ikkagi nagu E-klass ja teine on S-klass. Ei seda küll, aga mõtlen, kas sellel ajal nende kahe vahel rohkem suuruse mõttes või? Jah, suuruse hinna või... Ja siis ei olnud isegi seda väikest C-klassi ehk 190 mersut, et siis mersul oli siis 123 E-klass, 126 S-klass, SL, siis põlvkonnast 107 ja mõistagi Geländewagen, eks ole. Okay. Ja sellega oli ka niimoodi, et 123 tuli siis 76 välja, 126 tuli vist 79. Ja, 3 aastat oli. Ja see huvitav oli see, et 123 ja 190E toodeti ka veel natukene paralleelselt, et 190E tuli 83 välja. 82.
isegi 82 jah, ja see oli veel, kui seal oli uuenduslik. see, et nojah, 190-ga oodati, et Mercedes teeb nagu baby Benz, eks ole, et baby Benz, et siis nagu hind on ka baby ja üllatus, 190 tuli tegelikult päris kallis, eks ole, peaaegu 123 ja hinnaga. seest sama suur, kui mitte suurem. Ja siis 124 tehti omakorda veel kallim, et ma räägin, et see 70-ndad ja 80-ndad oli Mercedesele ikka võimas raha teenimise aeg. Okei, laseme Tõnul ka natuke rääkida. Sinul oli siis, saad rääkida jaapanlasest, jah? JDM. Jaa, no tähendab... JDM tegelikult vist on, okei, me teame, mida see tegelikult tähendab. Kusjuures, vot, ma nüüd, väga hea, okei, hakkamegi siit pihta, et see konkreetne mul sõbra auto ja sellise sõbra auto, kellel on mitte 2 vasakut kätt nagu mul, vaid et tal on vasakkäsi ja parem käsi ja kumbki oskab tööriistu käes hoida. Et ta on ise selle siis korda teinud, et see on 88. aasta Nissan 300 ZX ja siis mitte JDM, ehk et Jaapani koduturuauto ega ka mitte Briti auto, mis oleks siis valepidi rooliga, aga ta ei ole ka Ameerika auto, vaid ta on Saksa auto. Ja vot see on jälle see koht, et kuidas sa nagu õpid autode kohta mingit nüansse juurde, mida sa ei ole kuulnudki, et kuidas Nissan juba toona ja mitte vaid siis 88. aastal, vaid juba 80. alguses tõenäoliselt ka 70-ndatel, kuidas nad, kui tõsiselt nad võtsid seda Saksa turgu, kuidas nad ehitasid selle Z-sportauto Saksa turu jaoks nagu ümber, et isegi, ma loodan, et ma nüüd ei eksi, et isegi taga tifril oli õliradikas ja nii edasi, eks ole, mootoril oli õliradikas, et kõik sellised asjad tehti, et autod oleksid nagu autobaani kindlad, ehk et Nissan siis võttis oma Z ja ZX sportautodega väga tõsiselt seda Porschega konkureerimist ja ilmselt mitte ainult Porschega. Aga autona siis, pot siin ongi see, et mitte veel musta numbriga, aga ma olen täitsa kindel, et see auto saab musta numbri. Et ta on sinna poole teel ja praeguseks ongi ta siis sellises seisukorras, et kõik on tips-tops, et lihtsalt selle nii-öelda töö või mis siin on sisse läinud, et auto oli juba nagu valmis eelmine aasta, aga siis omanik sõber mul et tahtis kapoti alust teha siis visuaalselt veel ilusamaks. Muidu mootor kõik oli juba korras. Ja siis ta umbes aasta on veetnud sellega, et kapoti alune saada ilusamaks, mis tähendab siis seda, et kõik jälle pulkadeni välja, mis asjad läksid tsinkimisse, mis asjad läksid värvimisse, mis läksid seal siis mingil muul moel töötlemisse, et mingid uued voolikud klambrid asjad, et ainult visuaali paremaks saada sa panustad sinna veel nagu aasta aega. Vot see on projekti auto. Aga see siht on silmes, et sul saab ta korda, see on audit, mina olen selle autoga nüüd ka sõitnud, et fantastiline, et see on siis 300 ZX turbo, et manuaal, et igas mõttes nagu super äge auto, et tal on kiirsoidik, tal on kliimaseade, tal on selline ma räägin 88. aasta autost, tal on selline juhi iste, millel istme leeni küljes on nupukesed, et sa saad reguleerida istme siis seljatoe külgtugesid, eks ole. Need on niisugused detailid, mida sa näed ainult siis, kui sa lähed kuskile autoüritusele kohale või sõber annab sõita, et sageli selliseid pisi detaile nagu ajakirjast võtta ei loe või YouTube'i videotes ei näidata. Vahepeal ka näidatakse, aga lihtsalt, et mingid niisugused asjadega, suu ja pammuli, väga äge. Mis andmed selle tehnoandmed? Tal on 200 hobujõudu, aga ta on selline siis, kuidas nüüd ütleda, niisuguse madalsurve turboga, et ta ei sõites on niisugune hästi maheda minekuga, et mootor on muidu 3-liitrine, aga mina ei tea, sõites ta jätabki umbes 3-liitrise mulje, aga tegelikult on turbo seal ka, et väga, väga mõnusalt. Et päris tihti sellise ajastu sportautodega sõites on selline nagu cool, aga ega see täpselt tänapäeva mõistes, neid raske isegi sportautod, eks oli seal kiire auto tunnetust? Ikkagi oli mingil, ikka oli, sest et selle auto omanikul on veel nagu 2 vanemat Z-Nissanit, eks ole, et tema nimetas seda puhtamoodsaks autoks, seda 88. aasta oma. Ja tegelikult ongi, et tal on täitsa roolitavus, vedrustuse, töö, käigu täpsused, et need on kõik nagu väga mõnusad. Ja ma üha rohkem hakkan kuidagi mõtlema või kahetsema, et Jaapani autod ei ole minu jaoks kunagi olnud nagu see esmavalik või esmafookus, et võib-olla peaks seda
tulevikus kuidagi nagu siis heaks tegema. jah, nii vanad veel ei ole, nii et jõuab küll. Jah, aga mitte sellisel tasemel, et ma ise suudaks seda niimoodi restaureerida, et ma tahtsin öelda, et 80-ndate lõpp ja 90-ndate esimene pool oli see, et kus tegelikult ma arvan, et jaapanlased olidki igasuguste elektriliste mugavuslisade ja muu niisuguse poolest nagu teenäitajad. Kõik mingisugused digitaalsed see hakkas kohe tulema 80-ndate lõpp 90-ndate algus, kui selle ZX-i järglane, eks ole, kõik need twin-turbod, nelikveod, nelikroolimised. Nelikroolimised, just mõtlen, aga see tuli pärast, eks ju. No see tuli kohe 90-ndate alguses, eks ole. Selle järgmise, nii siis oli see Mitsubishi 3000 GT, millel oli ka nelikroolimine. Ja aktiivaero. Kuuldavasti pidi olema sõiduomadustel tõudne käkk, aga tehnoloogiline tulevärk on nagu vägev ja tegelikult sealt ju seal mis oli esimene Mitsu Evo, millele oli see Active Yaw, eks ju, kontroll, et ka kere kaldumisi siis juba auto nagu ise reguleeris, ma ei mäleta, tuli see äkki hiljem. See oli veits 90 lõpupoole vist ikka, jah. Aga siiski, et väga nagu varakult võrreldes teistega. Et selles mõttes, kui ennist oli juttu, et sellist Jaapani autokultuuri on jätkuvalt meil vähe, eriti just, mis puudutab vanu Jaapani autosid, uusi on ju küll GR-Yaariseidki on mingisugune pealt 100 tükki Eestis. Aga et tegelikult on sealt nagu väga ägedaid autosid. Ja mis mulle endale nagu meeldib, on see Jaapani siuke 70-ndate põlvkond, sellepärast, et siis nad veel nagu matkisid teisi, mis tähendab seda, et kui vaadata toonaseid Toyota Celica kupeesid või mingid niisuguseid autosid, siis seal on nagu mingid siukest Ameerika auto vibe ja ainult, et siis nagu Jaapani mõõtkavas. No, sest Ameerika oli neile oluline turg, eks ole, erinevalt Soomest. Jah, et ja seal on nagu lõid hinnaga, eks ju, et nad pakkusid väikse mootoriga, see tegelikult on jube kiftid kupeed ja näiteks see Nissani Hakosuka, eks ju, see esimene Skyline GTR 2-liitrise, vist oli rida 6 mootor, meeletult lühikese käiguga kolvid, et tahab hästi pöördesse minna, et vaata, kui keegi siukse auto tooks, ma arvan, et siukest Eestis ei ole vist. Et siis see oleks ikka väga vägev, aga see on muidugi päris mitmesaja 1000 eurone auto just, praegu. Aga ma nüüd tahtsingi jõuda täpselt rahani, et ma ei tea, kas sõber sul linna ütles, millega ta selle ostis või kui kallis on sellise ajastu auto, ma ilmselt teame, sa oskad öelda, kui kallis on 88 aasta 911 näiteks, aga sellised autod, kas nad on veel, kas see on nii-öelda avastamata turg? Ma kiirelt ütlen vahele, et ma tean, et sellest Tõnu sõidetud ZX-ist järgmine on jätkuvalt võrreldes teistega nagu üllatavalt hea hinnaga. Ma numbrit nüüd siin igaks juhuks peast ei ütle. Aga et selle kohta on nagu kirjutatud, et see on nagu isegi veidi nagu arusaamatult soodne veel võrreldes teistega, arvestades seda, et see oli tõesti nagu väga hea auto. Aga selle põlvkonna ZX-i kohta ma ei tea. Ma hindu ei ole küsinud, aga karta on, et kogu see taastamise taastamine on üks asi, aga just, et see oli niisugune võrdlemisi haruldane, et on nagu Euroopasse toodetud versioon. No sellest saavad väga vähesed aru, et ma arvan, enamik vaatab seda autot ja mõtleb, et ma saan Jaapanist poole hinnaga, eks ole. Ilmselt sa saadki, aga siis on valepidi rool ja ei ole autobaani kindel, ma ei tea, just võib-olla siis, kes tahab siin natuke erineda ja niimoodi, siis Jaapani, et siin Tõnu tahaks, et Jaapani autoturg nii-öelda mitte õitseks ja sina saaksid sealt noppida pärast siis vilju. Ja Eestisse siis jõuaks, et Toyota 2000 GT jõuaks enne kui Lamborghini Miura. Mõlemad on 2 miljoni autod või? 2000 GT on 1 miljoni auto. Poole hinnaga. Poole hinnaga Lamborghini. Jah. No selge, aga ma arvan, et sai päris kenasti siin jutustatud. Me võiksime siin muidugi jätkata, aga me ei tee seda, sest et kuulaja on ka inimene ja tahab nüüd puhkama minna. Aga suur tänu, et jälle tulite ja võib-olla saame varem kokku kui 30 saate pärast. Sest et suvel kindlasti tuleb siin kõigil ette mingid väga kihvte sõite ja neid tuleks siis jagada. Aga suur tänu! Autotunni toob teieni Terminal. Oleme kaasaegsete energialahenduste teejuhiks, pakkudes kvaliteetseid kütuseid, elektriauto laadimisvõrgustikku ja kodulahendusi. Iga teekond on nauditav meie maitsva toidu ja kohviga. Terminal, meie perelt sinule!